Kallid siis Polaarklubi sõbrad. Mina olen Andrus Kõresaar, üks 4 siis eestlasest, kes eelmisel aastal tegi siis natuke ebatavalise lennu, sest Eesti lendurid tavaliselt ei käi sellistel marsruutidel. Aga siis koos minuga Madis Vanaselja, Reigo Randmets ja Ott Mesikäpp 4 lendasime tegelikult Ameerikasse, aga 2 korral läbisime Gröönimaal. Ja kuigi see ei olnud meie reisi, ütleme, peamine sihtpunkt, avaldas see asukoht meile piisavalt palju muljet. Me veetsime seal piisavalt palju aega, et selle alaga täpselt tutvuda. Gröönimaa on olnud väga palju praegu poliitiliste kempluste sihtpunktiks ja fookuseks ja see tundub mõnevõrra kentsakas. Sellest räägime täna ka täpsemalt. Eestlased üldiselt Gröönimaal väga palju ei käi. Urmas Treesen ennist luges üles, et Eesti laevu, mis on ametlikult Gröönimaa võtnud sihtpunktiks, on olnud viimase mõnekümne aasta jooksul 4. Puljetajad enamasti sinna ei lähe, sest seal ei ole tuhkagi teha ja ta on kõigist muudest mõistlikest sihtpunktidest ikkagi piisavalt kaugel. Samas julgustan kõiki kohe siin sissejuhatuses Gröönimaad külastama. See sinna jõudmine on palju lihtsam kui tundub. Sest suhteliselt lihtne on Eestist jõuda näiteks Reykjaviki, Islandile. Island Air lendab Gröönimaale üsna mitmesse sihtpunkti iga päev. Need lennukid on väiksed, aga kui natuke ette planeerida, siis sinna jõudmine ei ole üldse ületamatu avaliku transpordiga. Meie tänaõhtune loeng jaguneb suures pildis 3 suuremaks selliseks peatükiks, millest esimene sissejuhatav räägib sellest, et kuidas Gröönimaale läbi aegade on üldse jõutud läbi õhu. Sellest räägib Ott Mesikäpp, millised lennukid on olnud kasutusel, milleks üldse Gröönimaad on proovitud anastada või siis üldse sinna jõuda ja kellele seda vaja on olnud. Teine peatükk tänases õhtus räägib sellest, kuidas päriselt tänasel päeval või eelmisel aastal, milliste navigatsioonivahenditega mõistlik Hiiumaa mees, nagu Madis on, mõtleb välja, kuidas navigeerida ennast siis Tallinnast Gröönimaale, sest Madis meie reisi puhul navigatsiooni eest hoolitses. Nii siit poolt sinna, Gröönimaale lennates kui ka hiljem Ameerika poolt tagasi tulles. Ja tänase õhtu 3. peatükk, mille eest hoolitseb siis Reigo Randmets, räägib sellest, et kuidas siis Gröönimaal elada on, kuidas gröönlased elavad, kuidas muu maailm sellele vaatab ja milline pilt siit Eestist selles osas avaldub. Kui kõigile kava sobib, siis alustame algusest ehk siis vanadest lennukitest. Ott Mesikäpp. Jah. Kõik näevad. Ma loodan. Mul on siin väike spikker ka, sest see tekst on üsna faktipõhine. Nii, ja siis, et enne 1920. aastat ei ole ühtegi dokumenteeritud lendu Gröönimaale. Kuna lennundus oli lapsekingades ja esimesest mootorlennust maailmas oli möödas kõigest 17 aastat. Varased lennumasinad olid tehtud puidust ja riidest, avatud kabiinidega, mootorid olid külmaga ebakindlad ja pikemaid vahemaid ilma vahetankimiseta ei olnud võimalik lennata. Navigatsiooniseadmed olid olematud ja 1920. aastad oli pioneeride aeg, kus hakati sooritama üksikuid lende Gröönimaa rannikule peamiselt avastamise ja kaardistamise eesmärgil. Sel ajastul hakati taipama, et üle Gröönimaa lennates on see lühim distants Euroopast Ameerikasse ja lennunduse pioneerid hakkasid selle vastu huvi tundma. Need olid äärmiselt riskantsed ettevõtmised ja sooritati peamiselt vesilennukitega, millega oli võimalik maanduda ranniku vetes, sest maandumisrajad puudusid ning jääkilbile maandumine suuskadega oli samuti väga riskantne. Gröönimaa ilmastikuolud on tihti väga ekstreemsed, kus madal temperatuur, udu, jäätumisoht ja tugevad tuuled on ka tänapäeva lenduritele parajaks väljakutseks. Nüüd 100 aastat tagasi oli see suisa eluohtlik. Visuaalselt orienteeruda on äärmiselt keeruline puuduvate maamärkide, jäätunud lahtede, liustike ja fjordide vahel. Kompassid
ei toiminud magnetpoolusele lähedal korrektselt. Esimese teadaoleva katse tegid Prantsuse lendurid Charles Nunesser ja François Colli avatud kabiiniga lennukiga Plan, mis eesti keeles on Valge linn. Võeta video käima. Video. Ja võeta üks lõpp edasi. Sellel on asu. Ehk Valge linn, mis oli Levasseur PL8 ja see lend toimus 1927. aastal. Nad üritasid lennata Pariisist New Yorki, kuid kahjuks kadusid nad jäljetult ja ilmselt hukkusid alla. Pole teada, kas nad jõudsid Gröönimaa rannikuni või mitte ja viimast korda nähti neid Iirimaa põhjaranniku kohal. See juhtus vaid 2 nädalat enne seda, kui Charles Lindbergh sooritas oma eduka lennu üle Atlandi vastupidise suunal. Mõlemad lennud andsid olulise tõuke edaspidisteks katseteks kasutada Gröönimaad potentsiaalse vahepeatusena mandrite vahelistel lendudel. Lahtise kokpitiga PL8 arendati välja mereluurelennuki PL4 baasil. See oli biplaan ehk rahvakeeles moosiriiul, mille kere oli ehitatud vettpidavaks, et võimaldada maandumist lennuki kõhule merepinnal. Lennuki omapära oli see, et peale starti heideti ära telik ehk rattad, et vähendada õhutakistust ja kütusekulu ning suurendada õhukiirust. Tegemist oli tolle ajastu mõistes üsna suure ja raske masinaga. Atlandi ületamiseks lisati lennukile 4000 liitrit kütust mahutavad lisapaaki. Juba järgmisel 1928. aastal leidus paar hulljulgeid Ameerika aviaatorid Bert Hassel ja Parker Kramer, kes üritasid lennata USA-st Rootsi. Ühemootorilise lennukiga Stinson SM-1 Detroiter. See lennuk oli 20. aastate lõpu üks moodsamaid ja mugavamaid ning oma aja kohta luksuslik 6-kohaline suletud helikindla ja köetava kabiiniga monoplaan. Lennu ulatus umbes 1100 kilomeetrit ja reisikiirus 170 kilomeetrit tunnis. Rekordlendudeks sai lennukile lisada mahukad lisapaagid, mis pikendasid oluliselt lennuulatust. Gröönimaa lennu sooritamiseks oli viidud kütus- ja toiduvarud laevaga Gröönimaa rannikule, kuid lendurid eksisid teelt ja sooritasid kütuse lõppedes hädamaandumise suhtedel lennukiga 200 kilomeetrit varude asukohast eemal. Gröönimaa jäävälja. Mehed kõndisid 2 nädalat läbi rusuva jäise looduse, kuni kohalikud kalurid nad päästsid. Huvitav fakt, et nende lennuk jäi 40 aastaks Gröönimaa jäässe, kuni see 1968. aastal leiti ja oli üllatavalt hästi säilinud. Tänaseks on lennud toimetatud Ameerikasse, taastatud ja asub muuseumis. Veel on lennunduse ajaloo mõistes oluline teada, et selle lennuki margiga prooviti 1927. aastal 2 korral ületada Atlandi ookeani suunal Ameerika-Euroopa, kuid edutult. Ameerika naispiloot Ruth Elder pidi õlilekke tõttu tegema hädamaandumise Assooridel. Meeskond päästeti, kuid lennu kuppus. Kanada meeskond Jerry Tully ja James Metcalf aga jäid lennates kadunuks. 1928–32 sooritati maailma esimeste täismetallist lennukitega Junkers F-13 ja Junkers V-33, mida te pildil näete, lennuki nimeks Bremen, ja sooritati mitmeid uurimis- ja kaardistamislende Gröönimaa rannikule, sest lennukeid oli lihtne varustada nii ujukite kui suuskadega. 1928 suutis Junkers V-33 Bremen aga lennata Euroopast Ameerikasse üle Gröönimaa lõunatipu, tõestades võimekust pikkadel arktilistel distantsidel. Saksa-Iiri segameeskond startis Iirimaa rannikult ja maandus 36 tundi hiljem Greely saarel Kanadas, ja kuigi nad kütuse lõppemise ja udu tõttu ei jõudnud sihtkohta New Yorgis, loeti nende lend edukaks Atlandi ületamiseks suunal Euroopa-Ameerika. Läänesuunalised üle Atlandi lennud on alati keerulised ja riskantsemad kui idasuunalised, sest Atlandil puhuvad valdavalt tugevad läänetuuled ja Ameerika poole lennates pidi lennuk võitlema pideva takistusega, mis vähendas edasiliikumise kiirust ja suurendas kütusekulu. Lindberghil oli tuul tagant lükkajaks, Bremenil aga piduriks. Junkers V-33 on lennunduse ajaloo üks olulisemaid lennukeid,
Erinevalt tolle aja puit- ja lõuendist ehitatud lennukitest oli V-33 tehtud üleni tuuralumiiniumist ja kaetud Junkersile iseloomuliku lainelise kofreeritud alumiiniumplekiga, mis andis lennuki kerele erakordse tugevuse. Tegu oli alatiivalise monoplaaniga, mida käitas 300 hobujõuline vedelikjahutusega mootor. Ka sellel lennukiga sai rekordlendudeks paigaldada suured lisapaagid, eemaldades reisijate istmed. V-33 oli tuntud oma töökindluse poolest karmides oludes ja oli edasiarendus Junkersi F-13 mudelist. Originaal Bremen on säilinud ja asub pikaajalise laenuna Bremeni lennujaamas Saksamaal, olles varasemalt kuulunud Henry Fordi muuseumile Ameerikas. (1930. aastate alguses tõestas Saksa piloot Wolfgang von Kronau mitmete lendudega, et Gröönimaa on sillaks Euroopa ja Ameerika vahel ning testis lennuki vastupidamust külmas kliimas. Lennukiks oli kuulus kaemootoriline vesilennuk Dornier Vaal ehk eesti keeles ongi Vaal. Lennuk konstrueeriti Saksamaal, kuid Versailles rahulepingu piirangute tõttu toimus tootmine Itaalias. Vaal on täismetallist monoplaan, millel on iseloomulik kahemootoriline süsteem. Tandemina asetatud mootorid asusid tiiva kohal ühes kondlis, kus üks propeller tõmbas, teine lükkas masinat. Mootoriteks Rolls-Royce Eagle ja reisikiirus 180 km/h. Kõige kuulsam fakt Vaali ajaloost on Amundseni katse jõuda põhjapoolusele 2 Vaal-lennumasinaga 1925. aastal. Nad pidid tegema hädamaandumise jääle, mille käigus üks lennukitest purunes. Meeskond suutis 24 päeva kestnud pingutuse järel jäässe piisava lennuraja raiuda ning kõik 6 meest mahtusid ühte terveks jäänud lennukisse ja said tagasi lennata. (1929. aastal külastas Gröönimaad ka maailmakuulus Ameerika lendur Charles Lindbergh, kes siis 27. aastal oli üksinda lennanud üle Atlandi ookeani esimest korda. Gröönimaale lendas ta lennukiga Lockheed Sirius koos oma abikaasa Anniga, uurimaks lennumarsruute Arktikas. Nende lennuk sai kohalikelt nimeks Tingvissatok, mis inuiti keeles tähendab see, kes lendab nagu suur linn. Lennuk projekteeriti 1920. Lennuk projekteeriti Charles Lindberghi erisoovide järgi. Lindbergh vajas kiiret lennukit, millega saaks sooritada pikki uurimislende. Tegu oli 2-kohalise alatiivalise monoplaaniga, mida käitas tolle ajal kohta väga võimas 9-silindriline õhkjahutusega tähtmootor võimsusega 680 hobujõudu. Maksimaalne kiirus 300 km/h ja lennu ulatus 1500 kilomeetrit. Lennukit sai varustada ujukitega veepinnale maandumiseks. Selle lennu jaoks oli Gröönimaale ette saadetud varustuslaev, mille lähedal fjordis nad maandusid. Lindberghide lend tol korral Euroopa suunas ei jätkunud ja nad naassid tagasi Ameerikasse. Aga on tähtis ära märkida, et 29. septembril 1939 külastas Lindbergh sama lennukiga Euroopa turnee käigus Tallinna. See pilt on tehtud siin. 33. Mis ma ütlesin? 39. Vabandust. Siis külastasid Tallinna ja lennuk oli pargitud siia samasse lennusadama Arengaari. See pilt on tehtud siis siin Arengaari tees. Pilt pärineb Meremuuseumi fotokogust. Et ametlikult oli turnee eesmärk tsiviillennundusalase koostöö edendamine Ameerika ja Euroopa vahel, ent nendel visiitidel oli ka varjatud siht. Väidetavalt Lindbergh täitis ühtlasi luure ülesandeid, tehes USA valitsusele üksikasjalikke ettekandeid Euroopa siseriiklike lennunduste olukorrast. Originaal Tingvissatok on säilinud ja on praegu hoiul Smithsonian National Air and Space Museumist. See on siis Lindberghi start Tallinna laev. Tõsisem lennundus sai Gröönimaal alguse teise maailmasõja päevil, mil USA armee rajas sinna sõjaväe lennuväljad Kangerlussuki, Kulussuki ja Narsarsuki.
Need olid olulise strateegilise tähtsusega vahepeatused sõjalennukite transportimisel Euroopasse, kus neid lennukeid siis tangiti. Tsiviillennunduse algus jääb Gröönimaal 1950. aastate algusesse, kus 15. novembril 1954 hakkas SAS kasutama Kangerlussuaki lennurada tankimispeatusena oma lendudelt Kopenhaagenist USA rannikule. Lennukiks oli Douglas DC-6B. See oli peamine lennuki tüüp, millega 1954. aastal polaarmarsruuti alustati. See 4 propelleriga lennuk vajas Kopenhaagenist Los Angelesse jõudmiseks 2 tankimispeatust. Esimene oli Kangerlussuakis ja teine Kanadas Winnipegis. Air Greenland sündis 1960. aastal, kui asutati Groenlands Fly Company, mis alustas tegevust kuulsate Ameerika päritolu Consolidated Catalina vesilennukitega. Seda lennukit toodeti lisaks Kanadas ka litsentsialusel Nõukogude Liidus. Lennukit kasutati laialdaselt teise maailmasõja ajal allveelaeva avastaja ja hävitajana Atlandi avaruste kohal just tänu tema suurele lennuulatusele. Lennuk oli suuteline maanduma lisaks veepinnale ka maandumisradadele tänu sissetõmmatavale telipule ja tiivaotste ujukitele. Tsiviilversioon mahutas 22 reisijat, reisikiirus oli küll ainult 200 km tunnis, kuid väga ökonoomne lennuk. 1962. aastal leidis aset ränk lennuõnnetus Catalina lennukiga Nuukis, kus hukkus 15 inimest. Lennukil ei olnud tehnilistel põhjustel sulgunud esirattaluugid ja maandumisel vette purunes lennuki kere esiosa vee survel ja lennuk vajus vee alla. Pärast seda intsidenti või lennuõnnetust otsustati asendada vesilennukid helikopteritega. Algusaastatel kasutati kopterid Sikorsky S-55, mis oli 1950. aastat üks revolutsioonilisemaid helikoptereid ja muutis täielikult ettekujutuse sellest, mida üks rootoriga õhusõiduk suudab. Masin oli piisavalt suur, et mahutada 10 reisijat, kopteri ninas asus raske ja lärmakas Pratt & Whitney tähtmootor ja lennumugavus polnud kiita, sest mootor ja tiivid tekitasid tugevat müra ja vibratsiooni, mis esitasid piloote ja reisijaid tuntavalt. Algselt oli kopter konstrueeritud sõjaväe ja päästemissioonideks, mitte reisijate veoks. Samuti oli kopter väga keeruline piloteerida võrreldes tänapäeva kopteritega raske mootori tõttu ninas ja oli äärmiselt tundlik koorma paigutuse ja kütuse koguse suhtes. Puudus hüdrovõimendi ja juhiste liigutamine nõudis suurt füüsilist jõudu ja tähelepanu. Hoolimata nendest puudustest pidasid piloodid S-55 lugu tema tugevuse pärast ja hindasid kõrgelt masina võimekust lennata karmides tingimustes, kus õrnemad masinad alla andsid. Aastal 1965 toodi Nuuki esimene Sikorsky S-61 helikopter, hiljem lisandus veel 5 masinat. S-61 ehk Sea King oli maailma üks mitmekülgsemaid ja edukamaid kaeturbiinmootoriga kopteri. Mootoritel on kokku võimsust 3000 hobujõudu. Kopteril on paatkere ja võimekus maanduda ja püsida veepinnal. Tsiviilvariant S-61N võtab pardale 26 reisijat, maksimaalne stardikaal 9 tonni ja reisikiirus 230 km tunnis. Air Greenlandis sai seejärel esimene lennukompanii maailmas, kes hakkas siseriiklikke regulaarlende sooritama helikopteritega. Rajati kopteri maandumisplatsid 6 linnas. Tänapäeval on helikopteritest saanud Gröönimaal asendamatu transpordivahend hiigelsuurel saarel, kus autoteid eriti ei eksisteeri ja kopterilendude võrk on kõige tihedam maailmas. Algusaastatel kasutas Air Greenland ka kuulsaid Ameerika lennukeid Douglas DC-3 ja DC-4, mis olid oma ajastul silmatorkavalt innovatiivse konstruktsiooniga. Need olid Ameerika sõjaväe vastupidavad ja võimekad tööhobused, mida lennufirma rentis nii reisijate veoks kui logistilisteks tugiteenusteks. Nii kasutati DC-3 Gröönimaal sageli mitmesugusteks ekspeditsioonideks ja uuringuteks. DC-3 on tuntud oma vastupidavuse ja võimekuse poolest opereerida lühikestelt ettevalmistamata radadelt, mis tegi selle kasutamise ideaalseks saarekarmides tingimustes. Reisikiirus 340 km tunnis ja maksimaalne lennuulatus lausa 2600 km, mahutavus kuni 32 reisijat. Lennukil oli täismetallist äärmiselt tugev vastupidav monokook kere
ning uudse lahendusena ehitatud tiivakonstruktsioon, mis tagas fenomenaalse vastupidavuse ja kõrge ohutuse. Ühtlasi olid need Ameerika lennukid varustatud oma aja kohta eesrindliku navigatsioonitehnika ja autopiloodiga, mis võimaldas pikki lende stabiilsemalt ja ohutumalt soorida. Hiljem kasutusele võetud DC-4 oli DC-3 edasiarendus, see lennuk oli juba 4 mootoriga ja oluliselt suurem kui DC-3. 1970-ndatel rajati järk-järgult lennuradasid juurde, mis siiski oli väga suur väljakutse, sest lennuradadeks sobivaid paiku Gröönimaal teadagi napib. Ehk orienteeruti STOL ehk siis Short Take-Off and Landing lennuradade ehitamisele ja valiti selleks sobivad lennumasinad nagu Dash 7 ja tänapäeval uuem Dash 8. Gröönimaa pealinn Nuuk sai oma 950 meetrise asfaltkattega lennuraja alles 1979. aastal ja 1984 ehitati Ilulissati lennurada Disko-lae piirkonna teenindamiseks. Suurimaks väljakutseks on osutunud karmid arktilised ilmastikuolud, geopoliitika ja rahastus. Pagatogi rahvusvahelise lennujaama hange tühistati korduvalt, kuna kõik pakkumised ületasid oluliselt eelarvet ja kuigi täna on selle projektiga edasi mindud ja avamine on planeeritud käesolevasse aastasse, siis on see olnud üks keerukamaid ja korduvalt edasi lükatud plaane. Hilisemad projektid on Sissimut, Aasiat, Manitsok, Karsut, Guanag, Upernavik ja Paamir. Kaasaegne suurprojekt on Kalaalit Airport, mis on seni suurim taristuprojekt Gröönimaal ja eesmärgiks võimaldada otselende Euroopast ja Ameerikast ilma ümberistumisest. Nuuki ja Ilulissati lennurajad on praeguseks pikendatud 2200 meetrini ja Gröönimaal on ka hüljatud lennuväljasid ja teise maailmasõja Likateegi rajatud sõjaväelennuväljast on tänaseks saanud roostetavate tünnide väli, kus tuhanded kütusemahutid ja lagunevad hooned reostavad loodust. See on näide lennujaamast, mille ülalpidamine osutus logistiliselt liiga kulukaks. Eksisteerib ühe edukama lennujaama Kangerlussuagi hääbumise oht, sest selle säilitamine on pidev võitlus loodusjõududega. Hiigelsa sulamine raja all põhjustab pidevaid vajumisi ja pragusid, mis tõttu on korduvalt arutatud selle muutmist kopteri väljakuks, kuna lennuraja remont on ülikallis. 2002. aastal sai Groenlandsfly nimeks Air Greenland ja tänapäeval kuulub Air Greenland 100% gröönimaalastele pärast SAS-i lahkumist 2019. aastal. Air Greenlandi lipulaevaks on Airbus A330-800 Neo, mida kasutatakse saareriigi rahvusvahelisteks lendudeks ja lennukil on vahva nimi Tuuka, inuiti keeles harpuuniots. Sellega on minu etteaste lõppenud. Üks vahemärkus vahepeal, kui olid kaadrid Charles Lindberghi lennukist Ingmissartov, siis hiljem, kui me nägime ka pilte Igor Sikorski helikopterist S-55, siis ka see on mingil moel seotud Eestiga ja lennusadamaga, sest noor Igor Sikorski elades veel Tsaari Venemaal leiutas lennuki, mida tunti nime all Ilja Muromets. Ja Ilja Muromets oli lennuki tüüp, mille alusel telliti siis 1916. aastal Kristjani ja Nielseni büroost sellesama vesilennuki hangaaride projekt. Nii et see sama maja on rajatud siis 3 Sikorski projekteeritud lennuki majutamiseks. Ükski neist lennukitest küll siia kohale ei jõudnud. Ja jätkab Madis Vanaselja ja räägime nüüd sellest, kuidas tänapäeval lennatakse siis Gröönimaale. Tervist. Minu nimi siis Madis ja räägime natuke, mismoodi lennatakse tänapäeval. Eelmine suvi siis, nagu Andrus juba sisse vaatas, lennasime Ameerikasse, Oshkoshi lennufestivalile. See on maailma kõige suurem lennufestival. Seal on umbes 10 000 lennukit ja 700 000 külastajat. Ja eralenduritele sinna koha peale lendamine on selline nagu maistuur või verstapost, et see sinna ise kohale lendamine on juba omaette elamus, kuna seal on väga tihe liiklus
veebitakse telkides lennukite kõrvale ja nii edasi, et see on nii-öelda väga kehv. Aga sinna pidime me kohale jõudma ja see ei olnud meie reisi ainuke eesmärk. Eesmärk oli ikkagi lennata ja tunda lendamisest mõnu ja kui edastada huvitavaid kohti, sealhulgas ka Gröönimaad. Selline nägi välja meie teekond USA-sse enam-vähem väikeste möödapanekutega, aga enam-vähem nii ta välja nägi. Et sinna USA-sse kohale lennata ütleme väiksema õhusõidukiga on suures plaanis 2 teekonna valikut. Jämedalt öeldes on ka veel neid, aga 2 põhilist. Üks nii-öelda lihtsam teekond on nii-öelda Northern Route ehk põhjateekond. Ehk siis see esimene osa on kõige üks ja sama, aga 2 teekonda erinevad selle osa suhtes. See on põhjateekond sellepärast, et ta läheb siit põhja poolt üle ookeani ja lõunateekond tuleb siit lõuna poolt. See põhjateekond on tehtav ka ütleme ühemootoriliste õhusõidukitega niimoodi, et sinna ei pane peale ütleme siis eriraadiot, spetsiaalraadiot, HF-raadiot, mis võtavad hästi pikka vahemaad. Ehk siis see on nii-öelda tavalise lennukiga tehtav, küll aga mitte päris igasuguse. Teine variant sinna on lennata läbi Lõuna-Gröönimaa, läbi Narsarsuaki ja tüüpiliselt järgmine vahepeatus on Kanadas Goose Bay's. See teekond on kiirem teekond Ameerikasse. Selle miinus on see, et see vahemaa siin on umbes 1000 kilomeetrit üle ookeani, kui see üleval on umbes 500 kilomeetrit üle ookeani. Teekond ise on pikem, aga üle ookeani osa on 500 kilomeetrit North Routiga ja olulisega on 1000 kilomeetrit. Kui lennata siit alt üle, siis on väiksema õhusõidukiga tekib see probleem, et seal kaob ära raadioside. Ehk me läheme maakera kumeruse taha, me ei saa lennata piisavalt kõrgel ja meil ei ole raadiosidet. Me ei ole ka ühegi radari nähtavuses, ehk siis me oleme täiesti üksised. Üle meie lendavad küll kommertslennukid, aga selles mõttes keegi meid kuskil ekraani peal ei pruugi üldsegi näha. Kui midagi juhtub, siis nii on. Meie teekond tegelikult oli siis kombinatsioon 2 variandist. Ehk siis me sinna minnes lendasime selle Southern Route ehk lõunapoolse teekonna, kuna meil oli vastav lennuk, mis võimalus seda teha, et lendasime lõuna poolt ja tagasi tulime põhja poolt ja täitsa teadlikult algusest peale oli niimoodi mõeldud. Et idee oli siis selles, et me tahtsime kindlasti külastada tagasi tulles seda Ilulissati linna. Et kogu teekonna pikkus meil oli umbes 16 300 kilomeetrit. Millega siis saaks lennata USA-sse läbi Gröönimaa. Et see on selline lennuk, millega mina õppisin lendama. Cessna 150, siin paljud lendajad teavad. See lendab siiamaani Tallinnas ka väga edukalt, väga hea lennuk, aga mitte lendamiseks USA-sse. Et selline lennuk lendab umbes 80 sõlme, umbes 150 kilomeetrit tunnis. Cessna 150 lendab 150 kilomeetrit tunnis, Cessna 172 lendab 172 kilomeetrit tunnis. Palju lihtne teada. Ehk siis ta lendab väga pikalt. Kui me oleksime tahtnud selle lennukiga lennata USA-s, siis me oleks pidanud tegema 2 õlivahetust, 2 korda hooldamised lennukit. Ehk siis võtab väga palju aeglaselt. Teine probleem on see, et selle lennuki lennulagi on umbes 14 000 jalga. See on heal päeval kerge kaaluga. Ehk siis praktikas see tegelikult ei ole peaaegu üldse teostatud. 10 000 on maksimum. Ütleks mina. Eriti veel, kui on palju kütust peal.
ja seal on ainult 2 reisijakohta. Seega selline lennuk meile USA-sse lendamiseks ei sobinud. Ühemootorilise lennukiga tegelikult saab lennata üle ookeani küll. Siin on natuke võimsam lennuk, millega ma lendasin 2019 aastal umbes sarnast teekonda. Küll aga ühemootorilisega lendamisel üle ookeani tuleb ikkagi arvestada sellega, et see üks ventilaator seal ees võib ikka ilma käe. Ja seetõttu peab üle ookeani lennates, üle Atlandi lennates ühemootorilise lennukiga peab lendama kuivõlimatega. Ehk see peab kogu aeg seljas olema. Rääkimata sellest, et kasutab olema päästeparme ja hulganisti igast muud päästevarustust, et kui midagi juhtubki, siis sa jääksid ikkagi ellu. Sellise ühemootorilise lennukiga, kui tal ei ole ka jäätõrjet, siis on see, tekib ka jäätõrje probleem. Ehk siis, kui me peame kõrgel lendama ja satume pilve, siis see lennuk jääb jäässe, ta ei taha enam lennata. Ehk siis see on ka piirav faktor, et me peame valima väga head ilma, et selle teekonda lennata. Ehk siis see on tehtav, aga me ei saa öelda, et me oleme nüüd kohal 10. või 20. juunil. See võib võtta kuu aega või võib võtta 3 päeva aega, me ei tea, oleneb ilmast. See lennuk oli varustatud ka lisapakkidega, mis andis talle õhus olemise aega 10 tundi. Ja ta lendab umbes 285 kilti tunnis, 300 kilti tunnis. Ehk siis päris mõistlik kiirusega. Aga me lendasime sellega 2019 aastal siis Norrast Islandile ühe jutiga. 10 tundi oli maksimaalne lennuaeg, 6,5 tundi. Võin öelda seda, et 6,5 tunniga hakkavad muud inimlikud vajadused nagu päris tugevalt mõju, nagu seda nüüd on performance mõjutanud. Ehk siis on võimalik, aga mitte iga päev. Me lendasime natuke kiirema lennukiga ja ütleme ohutamaga. Millega siis võib juba öelda, et ta on mingiks kuupäevaks kohale jõuda ja siis pigem on võimalik, kuigi ka võimekademate lennukitega kunagi lõplikult ikkagi ei tea, millal me kohale jõuame, kuna ilm ja kõik igasugused tegurid võib muutuda. See lennuk on Piper Cheyenne. Ta on toodetud aastal 1979. Küll aga teda on aja jooksul moderniseeritud päris tugevalt. Nii avioonika kui ka mootorid on 2014 aastal uued. Ja selle lennukil on survestatud kere, mis tähendab seda, et sellega saab lennata üsna kõrgel, ilma et me peaksime kasutama lisaapnikku. Väikeste lennukitega peab igal juhul üle ookeani lennates, üle Gröönimaa lennates peab olema kaasas lisaapnik, sellepärast seal peab päris kõrgelt lendama, kui sügend juba mägelised. Ehk siis peab panema endale apniku torud ninnasse ja apniku paagist endale laskma apniku ninna. Siis selle lennukiga seda tegema ei pea. Ka on tal jäätõrje võimekus ilma radar, mis võimaldab tal siis lennata kas kehvadest ilmastikutingimustest läbi või siis mööda. Ja me lendasime seal põhiliselt 2 pilooti kõrvuti, üks piloot siis toetas teist, üks oli küll kapten ainult, siis kes reaalselt lennukit juhtis, aga teine oli alati toetav kõrval. Siis luges checkliste ja aitas monitoorida, palju me kütust tarbime ja nii edasi, see peab päris pingsalt jälgima seda, et kui neerimisega ikka kõik korrektselt oleks ja aitas pidada raadiosidet ja nii edasi. Ja selle lennuki maksimaalne lennukaugus on umbes 1800 kilomeetrit tavarežiimil ja umbes 2400 siis, kui võtta hoog maha, lennata kuskil 380 kilomeetrit tunnis, siis ta temast pigistab välja 2400, küll aga see on aega. Selline õpetamine. Nii, ma räägin lennuplaneerimisest, ütleme, ja keskendun natuke Gröönimaale rohkem kui muudele kohtadele. Siin on valik Gröönimaa lennuvälja, et nagu näha, siis siin ida pool
pole peaaegu mitte midagi. Lääne on oluliselt rohkem lennuvälju. Küll aga, üsna väiksed on küll, aga need punased lennuväljad on kasutatavad nii-öelda rahvusvaheliselt. Ehk siis need on instrumentaallennuvõimekusega ja need olid ütleme meile kasutatavad. Need mustad kõik, need ei olnud tegelikult meile kasutatavad, need on kohalikud lennuväljad. Ehk siis kuskil siin me pidime peatama. Valisime esimeseks peatuspunktiks sellise koha nagu Kulusuk, asub siin. Ja lennates Islandilt Gröönimaale, ütleme see vahemaa ei ole nüüd väga pikk, see on siis 900 kilomeetrit. Ikka natuke on ka, aga meie lennukil on ta selles mõttes täitsa ilusti tehtav, kui tavaline nii-öelda range on ta 1800 kilomeetrit. Küll aga tuleb arvestada sellega, et meil peab olema ka varurent. Kui Kulusukis läheb ilm kehvaks, mis siis saab? Et me peame jõudma ka Maru lennuväljale, kus me saame maanduda, mis on avatud, kus on piisavalt hea ilm. Ja need lennuväljad siit Kulusukile lähimad lennuväljad on 650 kilomeetri kaugusel. Siis meil ei piisa sellest ainult, et meil on lennukil maksimaalne lennukaugus 900 kilomeetrit, vaid me peame jõudma ka Marule. Ja see on see asi, mille ümber see Gröönimaa lennuplaneerimine väga käib. Ehk siis täpselt samad reeglid kehtivad ka siin Tallinnas maandudes, aga Tallinnas on kõrval päris palju lennuväljasid. Ehk siis me ei pea võtma nii palju kütust kaasa, et kuskile Maru lennuväljale lennata. Ja siin me peame lendama vähemalt 650 kilomeetrit, et lennata Maru lennuväljad. Maru lennuväli võib ka olla see sama lennuväli, kus me startisime. See teeb selle planeerimise mõnevõrra keerulisemaks. Millega veel peab arvestama lennates üle ookeani, igal pool, aga siin eriti peaks tähelepanu pöörama. Kuna see vahemaa on ikkagi 700 kilomeetrit siin üle ookeani, suurusjärk. Ja kui seal midagi juhtub, on see kütuse kulu on väga oluline. Näiteks juhtub midagi ühe mootoriga. Siis me peame arvestama sellega, et me jõuame ka ühe mootoriga lennata lähimale sobivale lennuväljale. Aga ühe mootoriga ta võtab natuke rohkem kütust. Me ei saa lennata nii kõrgel ja peame arvestama sellega, et üks läheb tuksi. Siis me jõuaksime ka Marule. Kuna me kasutasime turbiinmootoriga lennukit, aga ütleme sama kehtib ka kolbmootoritega väiksematel lennukitel, et kui meil kaob näiteks ära kabiini survestus, siis inimene ei ole võimeline kõrgel kõrgusel, kus meie lendame 8,5 kilomeetrit tavaliselt lendasime iseseisvalt ilma abivahenditega hindama. Siis kui lennukil kaob survestus ära, siis me niisama seal ellu ei jää. Et kui meil juhtub midagi kabiini survestusega, siis järelikult me peame laskuma. Kui me peame laskuma 3 kilomeetri peale, siis see lennuk võtab oluliselt rohkem kütust. Siis tekib jälle probleem. Me peame arvestama ka selle variandiga, et kuigi meil lennuk on võimeline lendada 1800 kilomeetrit, et kui meil läheb siin midagi tuksi, siis me jõuame ikkagi kuhugi sobivasse kohta maanduda ilma, et me kütus otsa saaks. Meil oli variant ka see, et me saime kasutada lisaapniku lennukis pikema aja vältel, kui midagi sellist peaks juhtuma. Et siis saime lennata tegelikult ka kõrgemal vajadusel teatud lennustega. Mis siin veel juhtub üsna kindlalt, eriti väiksemate lennukitega on see, et kuna jälle vahemaa on pikk, siis eriti madalamatel kõrgustel kaob ära raadioside. Ja ütleme juba siin keskel kuskil madalamal lennates radarit ei tee 0. Ehk siis oled täitsa oma päid. Lennujuht ei näe sind ega mitte keegi. Ja kogu see lennujuhtimine töötab seal positsiooniraportite põhjal. Ehk siis piloot peab suutma kommunikeerida lennujuhiga. Aga kui me lendame madalal ja meil ühendus pole, kuidas me kommunikeerime, tekib probleem. Praktikas, kuidas see käib, on niimoodi, et kõigil on, ma pean teatama, et ma olen siin koordinaadil see ja see aeg ja järgmises punktis see ja see aeg. Kui ma ei saa lennujuhiga ühendust, siis ma võtan ühendust üleval lendava lennukiga otse ja ütlen, et kuule, kas sa saate edastada lennujuhile minu koordinaadid? Ma olen praegu siin.
ja ma jõuan järgmises tunni aja pärast, ma olen seal. Ja see lennujuht saab selle teate kätte, koostab endale mentaalse pildi ja saab aru, kus sa oled ja kindlustab selle, et keegi sulle otse lendaks, vähemalt teoorias. Kui ütleme olla siin juba Gröönimaal lähemal, siis hakkab vaikselt paistma, hakkab see ice cap, jääkilp hakkab vaikselt paistma. Mäed on juba mitmesaja kilomeetri kauguselt näha. See eemal on tihtipeale üleval on niisugune hägu ja ei ole täpselt aru saada, kas tegemist pilvega või selle jääkilbiga. Ega lõpuni välja tegelikult ei saada aru, aga seda on üsna kaugelt näha ega ilma vähemalt. Kui juba lähemale jõuda, siis hakkab see Gröönimaa ennast vaikselt näitama, et see jääsupp ja jäämägede väli hakkab kõvasti paistma ja võin seda öelda, et kui ühe mootorilisega seal lennata, siis nii kui mere peale jõuad, hakkab mootor imelikke hääle tegema ja sinna alla vaatad niimoodi, siis ka hakkab veel rohkem see mootor mingid imelikke hääle tegema või siis mitte, aga ma endal on tunne, et äkki nüüd midagi juhtub. Me lendasime Kulussuki esimese vahepeatusena, kui me Gröönimaale jõudsime. Alustasime Tallinnast kell 9:30 hommikul ja olime kohal kell 4 päeval. Aga me lendasime 11 tundi. Ehk siis see tähendab seda, et me lendasime mööda päeva edasi. Me saime sinna poole lennates teha väga pikad päevad. Nii palju mõistlikkuse piires loomulikult. Ehk siis me lendame mööda päeva edasi, ehk siis meie kell ei liikunud nii kiiresti. See Kulussuki lennuväsi asub Kulussuki saarel. See Kulussuki saarel elab 200-300 inimest, võib-olla mitte väga palju. Ümberringi lennuväljal on mäed, nii nagu paljudel Gröönimaa lennuväljadel. Sealt Kulussuki lennuväljalt läheb üks kommertsliin lennukitega. See lendab pea lennunuuki. Ja lähim asula umbes 40 kilomeetrit. On üks asula. Lähim asula on 40 kilomeetrit ja seal läimas asulas 40 kilomeetri kaugusel elab umbes 1300 inimest. Ja kuidas toimub liikumine sellelt lennuväljalt sinna lähimasse asulasse on helikopteri või paadiga. Gröönimaal on üsna tüüpiline värk see, et lennuväljad ümber ei ole suurt asulat ja lennuväljalt edasi liikumine toimub helikopteri ja paadidega, sest seal ei ole teid. See lennurada oli 1200 meetrit pikk ja kruusakatega. Siis selle kasutatav ainult peamiselt propelleriga õhusõidukutele ja helikopteritele suurt jettiga Boeingit siin ei saa. Kui me kohale jõudsime, siis olime kohe vastuvõttu komitee vastas. See on kohalik lennuvälja ülem, Bengt Tuus. So we have landed in Kulusuk in Greenland, and here is our the head of the airport of Kulusuk. Tell me, I have a little quiz question. Who is the first airplane captain from Greenland? I am the first person from Greenland, becoming captain in 1992. So on ATR 72. How did you get to that? Living in Greenland, what brought you to aviation? What awakened you this when in my childhood, when I saw the helicopters, that time it's only helicopters flying around the South Greenland. Then I want to be a pilot. Then after finishing my grammar school, I started in Denmark to be pilot. Ja ta oli väidetavalt Gröönimaa üks esimesi kommertslennuki kapteni. Kõige esimene kommertslennuki kapteni. Nüüd ta on Kulussuki lennuvälja üle. Juht.
ja ta rääkis neile, kuidas see elu seal Gröönimaal lennuväljal käib. One more question about the aviation in Kulusuk. Do you have helicopters here, and what other kind of aviation is happening here in Greenland? We have a lot of small aircraft, Cessnas, Pipers, and the Diamonds, and we have so much small twin engines aircraft faring from US or from Europe to US, and we have daily operation with the EC-155, so Air Greenland has between Kulusuk and Tasiilaq. It's a 10-minute flight with the helicopter. Then we have many small operations with the little helicopter you see before, little Airbus. I saw there are a lot of small airports in Greenland. Do you have also stall type of aircrafts to manage all these things? I assume that many of the strips are very, very short, like 400, 600 meters. No, we don't have these 400 meter, 600 meter strips, but we have 800 meters runways, and the Dash 8 can operate with these 800 meters runway with the 35 passengers. Is it safe to go to all these airports, or can you see ice bears, whales, to be distracted from flying to these small airports? If you're going around here, around Kulusuk, a moment we have a whales, lot of whales a moment. So you can see, also from the airborne, when the sun is shining, you get a lot of whales. It's very easy to see if you're going around here. Cool, thank you. Et põhiline lennuliiklus käibki siis helikopterid ja seal käib päris palju väikseid lennukid, kes lendavad üle Atlanti, teevad seal vahepeatusi. Ja siis see sama Nuki kommertslend käib ka seal. Ta oli päris huvitav liik. Bengt Tuusi puhul oluline on siis see, et ta on ise gröönlane, aga üks tema esivanematest oli siis Taani päritolu, nii et oma haridused ta saigi tänu sellele, et ta sai oma vanaema juures elada Kopenhaagenis ja siis käia lennukoolis siis Taanis, ehk siis tavapäraselt lennundusharidust Gröönimaal ei saa ja seal ei olegi sellist kohta. Lennujuhid õpivad kõige lihtsama lennunavigatsiooni juhtimise selgeks Nukis. Põhimõtteliselt siis võib selle kohta öelda sellises nagu tehnikakoolis, et see ei ole isegi mitte kõrgkool mitte. Ja lennujuhtimine, nagu enne mainisin ka, seal toimub enamasti positsiooniraportite põhjal, ehk siis piloodid ise ütlevad, kus nad on ja lennujuhid siis kujundavad endale peas sellise mentaalse pildi, kus keegi on ja kuhu keegi millal jõuab, et keegi kokku ei võtaks. Õigemini seal Kulusukis polnudki mitte lennujuht, vaid oli lennuinformaator, kes jagab soovitusi, kuhu võiks minna, aga mitte käsklusi. Ja seal tornis olid Taani poisid, kui ma eksid veel, noored kutid, väga lahedad tüübid. Siin ta aitab meil koostada natuke, ütleme, lennujuhtimine andis meile natuke teistsuguse teekonna, kui me olime algselt planeerinud ja tegime väiksed ümberarvestused kütuse ja muu suhtes. Meil väga abipallid. Selline näeb välja Kulusuki lennuvälja perroon, ehk siis koht, kus lennukid pargitakse lennuväljal ja parasjagu on käimas tankimine. Ja selline on lennujuhtimise või lennuinformaatori torn ja vaade siis Kulusuki lennuväljale. Ehk siis ta on suhteliselt kruusaväli, et kui seal tuleb lennuväljal ja põleb, siis on suhteliselt lihtne rajalt välja panna tänu sellele, et sa lihtsalt ei saa aru, kus see rada on. Kas see on nagu mingi muu põld või on see rada? Aga see vist on ka kõige parem, sest et asfalti seal ju ei saa kasutada. Mõnel pool saab, aga seal konkreetselt ei ole. Mõnel pool saab. Eks seal kruusarajaga muidugi oma tohud ka, et ta tõmbab killepropellerisse ja nii edasi, aga see on juba teine kogu. Me ööbisime Kulusukis, siin on Kulusuki kõige uhkem hotell, ehk ainuke hotell Kulusuk. Siin
Kulusuki saarel, nagu ka paljudes kohtades Gröönimaal, ei ole väga palju teid. Et seal on kruusateed ja suhteliselt kehvas seisus. See liigeldakse peamiselt ATV-dega ja selliste minivännidega. Ütleme nii, et need minivännid ei ole väga heas seisukorras. Siin ka hotelli ees käib tagasi lavanetus. Et väga mõelditakse autosid seal, kus juhtub. Talvisel ajal ilmselt liigutakse kui puertega, need Grööni koeri oli seal igal pool paista. Et oli täitsa mõnus olemine seal, no, teistmoodi natuke. Suvel oli juba seal päris hea. Kuigi plusskraad. Ühe asja jätsi peale ütlemata on see, et Kulusuki lennuväli on talvel 5-meetrise lume all. Seal on talvel nagu äärmiselt rasked ilmastike olud, et see aasta ma lugesin, et oli seal suhteliselt hea olukord. Aga jah, eelnevad aastad seal on olnud, kus on mitme meetrine lume lennuvälja on lihtsalt nii lume all, et seda ei ole võimalik kasutada. Nii, olime öö Kulusukis, järgmine päev lendasime Narsarsuaki. Narsarsuaki lennuväli on ka üsna tüüpiline vahepeatus, lennates üle Atlandi, eriti väiksemate õhusõidukitega. Selline legendaarne lennuväli. Jällegi täpselt sama probleem, see vahemaa siin, 650 kilomeetrit ei olnud meile väga suur probleem, aga alati tuleb arvestada võimalusega, et me ei saa siin Narsarsuakis maadule, et peame minema varu lennuväljale. Praegu oli meil varuks oli pealine nukk, aga ütleme, kui nukis oleks kehva ilmaid, siis ma oleks pidanud mingi muu rendi vaatama, mis oleks veel kaugemale teinud. Siin on mõned lennundusega seotud inimesed ka. Et Gröönimaal on laialdaselt kasutusel veel hästi vanaaegsed navigatsiooniseadmed ehk NDB lähenemised on see navigatsioon. Seal on võimalik navigeerida 1930 tehnoloogiaga. Et siiamaani sellest ajast saati on kasutusel. Ilmselt on lennuväljadel seda odav üleval pidada. Aga pilootidele nende protseduuride järgi lendamine on üsna keerukas. Ja ütleme nii, et seal on väed on ümber ringi ja kui on kehv ilm, siis nalja ei ole. Meil õnneks oli olemas ka selline GPS-põhine süsteem, et me saame ka GPS-i järgi minna läbi pilve maandama ka üsna kehvad ilmadega. Aga meil oli ilm õnneks üsna hea. See Narsarsuaki lennuväli on samamoodi nagu Kulusuk üsna eraldatud ja sinna praktiliselt ühtegi teed ei vii. Lennuväli on, aga teid sinna ei vii. See liikumine lennuväljalt edasi toimub siis ka jälle põhiliselt helikopterite ja paatidega. Meie saime seal Narsarsuakis veel maandada, aga enam ei saa, sest see pandi kinni eelmise kuu lõpus lennukitele, helikopteritele jätta avatuks. Ja tehti asemele uus lennuväli, milleks on Kakartok. Ja see ei ole tegelikult Narsarsuakis, see on Kakartoki lennuväli, mis on veel suletud, aga nüüd ta on avatud. Mis on asule lähemalt. Ja see Kakartoki linn näeb välja selline ja see on Lõuna-Gröönimaa üks suuremad asuleid 3000 elanikule. Ja mis Narsarsuaki veel eriliseks teeb võib-olla võrreldes teiste lennuväljadega on see, et ta asub fjordi lõpus, et tal tihtipeale on, seal on tihtipeale parem ilm kui ütleme lennuväljadel, mis on rohkem mere ääres. Sellepärast on ta hea. Ja siin on tüüpiline vaade fjordile Gröönimaal ja ükskõik taustal. Sealt Narsarsuakist edasi läksime juba Kanadasse 6 Space. Lend kõik sujus. Edasi lendasime Chibougamausse, koht, mille nime ma ei suuda siiamaani korrektselt öelda, mis on seal keset Kanadat. Ja sealt edasi läksime juba Sault Marie'sse, USA-sse, mis on väga väike lennuväli. See on väiksem kui meie Kärdla. Umbes 1000 meetrise rajaga, ühtegi lennujuhti seal pole, mitte kedagi pole. Ja isegi piirikontrolli me helistasime kohalikule šerifile ja šerif tuli meile vastu ja tervitas meid ja kontrollis meie dokumendid ära ja lasi meid ringi sisse. Muuseas vahemärkusena ütlen ka seda, et USA-sse lennata
väike lennukiga, siis ei piisa sellest, et sul on see nii-öelda tavapärane ESTA, et kui sa teed kommertslennukiga, tahad lennata USA-sse, sa teed suhteliselt lihtsa küsimustiku online ära ja saad endale sellise asja nagu ESTA ja võid USA-sse minna, siis väike lennukiga see ei kehti. Väike lennukiga vaja nii-öelda täisviisat, ehk B1 või B2 viisat. Ja me pidime kõik selle tegema, see oli paras tegemine, üllataval kombel. Ja sealt Sault Marie'st, seal oli Möösel, järgmine päev lendasime Oshkoshi, oli väga äge lend sinna ja eriti see nii-öelda kohalik lähenemisprotseduur, see kogu see asi, kuidas see töötas, kuidas need 10 000 lennukit sinna jõuavad nädala aja jooksul, see on ikka paras kihvt värk, et ikka tuleb mesilas parvasel lendada. Olime mõned päevad Oshkoshis, mõned neist ööbisid otse lennuki tiiva all telgiga, mõned läksid hotelli. Ja peale lennushow'd otsustasime külastada ka New Yorki. Lendasime New Yorki Teterboro lennuväljale, mis on siuke ka üsna suur lennuväli, peamiselt eralennukitele kasutatud. Olime öö New Yorgis ja siis hakkasime juba tagasi minema, siis tegelikult me tahtsime jälle tegelikult Gröönimaale jõuda. Ja lendasime New Yorgist Põhja-Kanadasse Iqaluiti, mis on ka tegelikult väga eraldatud koht. Et umbes sarnases stiilis nagu Gröönimaa, ega see nagu väga teid ei lähe, liiklus käib laevaga ja lennukid lennukid. See ots, Chiboumost Iqaluiti oli meie lennu kõige pikem lennuots. Ta oli vist 1550 kilomeetrit, midagi sellist umbes. Ehk siis need otsad siin ei olnud kõige pikemad. Aga siiski alla 4 tundi. Jah. Napilt. Noh, viimast ikka oli hea. Ütleme jah, see Põhja-Kanada oma, et keegi kunagi satub, siis see on ka selline päris huvitav ja vast ühe maa, et ega see väga palju midagi ei ole. Siin on näha ka lennumasinad, millega lennatakse Iqaluitist. Oti esitlusest jäi meelde selline lennuk nagu DC-3, siis Iqaluitis lendavad need DC-3 tänapäevani. See on lennuk aastast umbes 1930 kopikatega, nad teevad tänapäevani sellega tööd. Ja seal olid selliseid vanu lennukid oli veel, töötavad kaubalennukitena ja lendavad sinna väga, mitte nii väga headel lennuväljadel. Need 3 mootoriga pole enam. Need on muidu 3 mootoriga, ma olen ise näinud, aga see konkreetne oli tehtud turbiini peale, PT6 peale ümber. Ta oli ikka igapäevases kasutuses, et ta ei nagu uusimi lennuk. Ja, iga päev. Nagu ma enne mainisin, siis põhja poolt Gröönimaa vahet lennates on, ütleme, see on natuke lihtsam üritus. Ja ka meil ei olnud seal mingid väga suuri probleeme, me olime peaaegu vist kogu aeg raadiosides, kui mitte kogu aeg. Ja isegi natuke aega olime radaril nähtavad. Siin on, kuhu me lendasime Ilulisselt, jah. Magulennaväljad, see oli Kangersuak allpool siin. Siin on siis näha Ilulisati lähenemine ümber ringi on kõik jäämäed. Kui te vaatasite, et kus kohas oli lennurada, ise on tulnud, et see on siin Mustosa, tegelikult oli see valgus, kõrval ehitatud suurt lennurada. Pilootine väga segadustega, tegelikult on allpool mäed väga hääl. See lennurada oli 850 meetrit pikk ja sealt, kus meie sinna maandume, allapoole 2 tulla. See tähendab seda, et sinna ei saa maanduda igasugune lennuk, aktiivmootori lennukit või enam. Seda nad teevad siin kõrval juurde pikemalt pole. Me jõudsime sinna pühapäeval. Pühapäeval Gröönimaa lennuvälja ametlikult. Pidime tellima lennuvälja avamise. See maksis mingi 600 või 800 eurot, me päris palju raha maksime. Ja mõtlesin, et no hea küll, et ükskord elus. Tuli välja, et seal käis päris kõva elu, et need maksed oli seal veel. Et see on väike tööstusarv nendel gröönlastel seal, et pühapäevitel lennuväljad suletud, tegelikult kõik lendavad ja kõik maksavad päris palju raha. Et Gröönimaa lennuväljad on, mõned on ju kasutusel ka varulennuväljadena
Maru lennuvälja jaoks tuleb lennuvälja avamine tellida, ehk siis sa isegi ei pea sealt sinna lennuväljale maanduma, et maksta, et pead ikka maksta. Siin on suletud Ilulissati lennuväljal tankimine toimub ja nagu ma ütlesin, et me ei olnud seal ainuke, sealt isegi üks kommertslend läks sealt välja ja sinna maandub veel üks Taimult TH-62 tüüpi lennuk, tulid meile vastu sakslased ja nemad lendasid USA poole. Olid abielupaar ja lendasid kuskil USA-sse. Nendel oli väga hea kommunikatsioonivahend oli pardal, et siin ees on näha selline valge latakas, nendel oli moodne Starlinki süsteem, ütles, et nad olid ka keset Gröönimaa Icecapi chattisid oma perekonnaga. Meil nii jõukaid süsteeme polnud. Ja miks me Ilulissati tulime, oli tegelikult see, et me tahtsime näha jäämägesid ja seda looduselu ja ütleme seda me ka nägime. Reigo räägib pärast vist täpsemalt nendest. Seda jääd oli seal tõesti oma aegu. Siin on Ilulissati sadam, kus siis lihtsalt triivivad jäämäed sinna sadama akvatooriumisse sisse. Ja hiljem käisime selle paadiga, käisime väiksel meresõidul. Ja olime natuke aega Ilulissatis, siis läksime tagasi Islandi poole. Seekord lendasime otse üle selle Icecapi ehk siis jääkilbi, et üle suure valge välja. Kaardi pealt vaadates tundub, et mis see on valge veli. Tegelikult on nii, et see valge väli on päris kõrge. See on nii kõrge, et siin keskel need lennud, mis inimesed teavad, need on miinimum lennukõrgused siin. See 12.1 tähendab 12.100 jalga. Ehk siis selle ruudu sees me ei tohi lennata madalamal kui 12.100 jalga. See on 4 kilomeetrit. Kui me tahame seda väikse Cessna 150-ga lennata siit üle, see lihtsalt ei õnnestu. Ei ole võimalik. Siis peab minema liirul. Ja seal Icecapi keskel on ka täpselt sama asi, et ega seal ka see raadioside kaob ära. See on väga kehva, ühendus käib läbi kõrgemate lennukite. Meil oli kaasas ka satelliittelefon alternatiivse kommunikatsioonivahendiga ja meil oli lennujuhi number ja lennujuhil oli meie number. Me saame vajadusel selle kaudu suhelda. See oli meil kogu aeg akna peal valmis. Ütleme nii, et keset seda välja siin ära kaduda ei taha. Ja väiksema lennukiga on ka veel see probleem, et siit, miks see kõrgus oluline on, et väiksema lennukil peabki, kui on selline lennuk, mis on võimeline lendama, on surestamata lennuk nii ürgel, siis peab lendama siit kindlasti apnikuga üle, sest muidu ütleme nii, et meeled ei püsi selged ja läheb see olemine natuke liiga lõbuseks ja ei pruugi sihtkohta jõuda. 2019 ma lendasin selle ühe mootorilise lennukiga üle selle Icecapi, oli küll natuke allpool. See pilt on tehtud umbes 14 000 jalakirguselt merepinnast. Tegelikult see maa ei olnud väga kaugel. Nüüd see väli on nii valge, et see võib olla silmi piirastavalt valge. Et selles mõttes päikseprillid oleks päris hea asi seal. Teine asi on see, et kui ei ole väga valge, on selline hägu, siis sa ei suuda eristada maad ega pilve. Lihtne teha viga ja lennata lihtsalt vastu seda jäämäge. Seda on ajaloos juhtud ka. Või siis keerata ennast lihtsalt kumburi. Sellepärast, et ei näha horisonti. Nüüd seal Icecapil või jäämäe keskel kohtab huvitavaid asju. Kui me tol hetkel lendasime seal, me nägime, et siin oli mingi triip. Hallid triibud lähevad ja kaovad. Mis asi see on? Kas see tõesti kuidagi tekib siin mingi pragu või mis asi see on? Me ei saanud täpselt aru. Ja siis hiljem vaatasime. Tegelikult on tegu ülelendavate lennukite kondensjälje varjudega. Nad tulevad ja lähevad. Siin maailmajoos sa sellist asja ei näe. Sa näed ainult seda siis, kui sul on täielikult valge väli. Ehk siis need on lihtsalt varjud, mida sa näed ainult puhta valge peal. Ja edasi läks meil teekond Islandile Akureyris. Olime seal
käisime soojades vannides ja siis järgmine päev lendasime Fääri saartele, mis oli ka väga kihvt. Ja sealt Norra ja tagasi Eestisse. Ja kõige suurema lennuki jäätumise või ütleme raskema tingimuse saime lennus tegelikult Tallinnasse lähenedes suvel. Saime korraliku jäätumise, mitte selle kogu lennu jooksul. Saabusime pimedasse. Tagasi lennates on ka see asi, et me lendame ju vastu päeva, et meie päev on väga lühike. Nii, aga nüüd Reivo räägib natuke Gröönimaast laiemalt. Tere õhtust! Jah. Võis küsimus, ma ei tea, kas ise kogu lennuaeg kokku tuli selle asjadega? Meil tuli kogu lennuaeg 40 tundi. Umbes. Ja see oli 16 300 kilomeetrit. Mind liikunud veel enam? Noh, 40 korda 300. Natuke läks. Jah, tere õhtust kõigile. Tahaks ka lennundusest rääkida. Aga räägin Gröönimaast nii palju, kui mu kogemus oli ja natuke internetiavarusest numbrid juurde. Esmalt ma tahaks öelda, et see on olnud minu elu kõige vingem reis ja ma ei ole väga pikalt olnud piloot, kuigi olen juhtunud selle väikse lennukiga päris palju lendama pea kogu Euroopa ja õnnestus ka Andrusega käia Senegalis, Aafrikas. Siis kõik need eelnevad reisid on olnud toredad, aga see oli ikkagi väga-väga eriline. Ja eriliseks tegi tegelikult selle reisi just seesama Gröönimaa. Et ma kõigil väga-väga soovitan seda külastada, sinna minna. Seal koha peal olemine ei ole kuidagi selline tunne, et sa oled kuskil ekspeditsioonil, vaid pigem võib-olla Põhja-Soomes ja kõik on nagu väga safe ja mõnus. Nii et külastage kindlasti. Natukene võib-olla siis räägin numbritest ja majandusest ja pärast näitame ka ilusaid pilte ja videosi. Minu presentatsioon on suures osas kõik meie enda tehtud piltidest, nii et vähemalt neid te saate nautida. Gröönimaa ise on siis selline tüüpiline külakene, väga kihvti värvilise arhitektuuriga. Majad on üldiselt nagu korras, natuke mustust on, aga ikkagi selline skandinaavialik mulje. Gröönimaa on ju ääretult suur saar, 2,16 miljonit ruutkilomeetrit, kui Eestiga võrreldes meil vaid 45 000 ruutkilomeetrit. Elanikke elab 56 000, mis teeb selle rahva arvuks ikkagi väga-väga väikse numbri. Pealinn Nuuk, kus me küll ei käinud, see on üks väheseid pilte, mille ma võtsin internetist, aga see väga selgelt näitab, et just kui nagu elu käib. On kortermajad, on hotellid ja elanikkegi Viljandi linna täis umbes rohkem 19 000 elanikku on siis pealinnas Nuugis. Mis tegelikult on Gröönimaa, on nagu see lennujaamade kaart tegelikult väga selgelt näitas, siis elu käib ainult rannikul ja kõik need 56 000 inimest on siis sinna ranniku linnadesse ja küladesse ilusti ära paigutatud. Juba näidatud Kulussuki lennujaam, minu vaieldamatu üks lemmik, siis tegelikult kui eelnevalt pildil nägime kortermaju, siis tegelik külakene või linnakene näeb pigem välja selline Gröönimaal, kus on tühi väli ja mõned majad. See hotell, mis minu tekstist ka pidevalt välja tuleb, siis see mõnes mõttes nagu kvaliteet või korras olek ja puhtus oli vaimustav, et see hotell tundub nagu võib-olla selle pildi pealt veel päris kena, aga või selle Madise pildi pealt veel eriti logu väljas, siis tegelikult seest linad puhtad, restoran töötab, hommikusöök fantastiline ja tegelikult nende see selline
mõnes mõttes nagu selline kvaliteet või skandinaavialik olek on nagu ka igas väikses külas olemas. Jälle üks kihvtimaid hotellikülastusi. Ja kui ma selle bookingust kunagi kinni panin enne meie reisi, siis minu suureks üllatuseks ei olnudki seal väga palju vabu tube. Ja ma arvasin, et see ei ole võimalik. Kui me sinna kohale jõudsime, siis oli see hotell suures osas hõivatud erinevate siis kohalike ja välismaa turistide poolt. Mis on aga tegelikult siis Gröönimaa? Gröönimaa on 80% ulatuses kaetud siis jääväljaga ehk siis jääga. Ja nagu ma mainisin, siis enamik inimesi elab ju Vaikse ranniku ääres. Ja siin on siis näha seda jäävälja murde kohta väga selgelt, kuidas see ka liikus. Mis pildi pealt ei tule välja, kuigi Madis ütles, et see jääväli on väga kirgas ja hele, siis minu üllatuseks ta lennuki pealt nägi välja pigem nagu selline elevandi nahk. Ehk siis, et ta on tohutu tolmu ja mustuse all. Et see kirgas hetk tekib nagu selline horisonti vaates, aga kui sa vaatad seda jäävälja enda all, siis ta oli hästi selline must ja hall. Ja seda siis väidetavalt ongi selline nii-öelda looduslik saastus erinevate tolmude, tahmade ja näol. Nagu Andrus siin loengu algus mainis, siis on maailmas Gröönimaa saanud väga palju kuulsust viimasel ajal. Ja ei saa ka mina üle ega ümber härra Trumpist. Ja seda küll väikse vimkaga, et ei hakka seda geopoliitilist olukorda siin lahkama, vaid pigem selline huvitav küsimus ka publikusse, et miks tegelikult Trump Gröönimaad tahab. Ja võin väikseks vihjeks anda, et ta ei taha seda maavarade pärast, et Venezuela ta on juba maavarade pärast ja seal ei pumbata ühtegi liitrit naftat ja samamoodi on päris keeruline ka Gröönimaal tegelikult maavarasi kaevandada, kuigi seal leidub hulgaliselt erinevaid muldmetalle ja muud tänapäeval akutehnoloogiasse või mujale vajalikum. Miks tegelikult Trump Gröönimaad soovib? It's big. It's big. Ja see on väga õige vastus. Aga Trump, nagu me teame, ei ole kõige intelligentsem. Vähemalt meedia väite. Ja Trumpini ei ole jõudnud info, et on olemas ka Mercatoni kaart, mis siis natukene kujutab tegelikkust teistmoodi. Meile lenduritele on see õpetatud juba koolis selgeks. Ehk Gröönimaa vaadates kaarti tundub suurem kui Ameerika. Tundub sama suur kui Aafrika ja kindlasti suurem kui Euroopa. Kuid siin me siis eksime, et tegelikult on Gröönimaa 4-5 korda väiksem kui Ameerika, rääkimata sellest, et ta on üle 10 korra väiksem kui Aafrika. Ja seda siis illustreerib väga selgelt üks kaart, mis ei meeldi ei Trumpile ega Putinile, viimasele veelgi vähem. Ehk siis siin on väga selgelt näha siis tumesiniselt kujutatud tegelik suurus mainitud Gröönimaal ja veel kord mainides, et tasub ka pilk visata Venemaa peale. Ehk nali naljaks, kui nüüd Trumpist mööda hiilida, siis tegelikult on ka see tihti peale ka inimestel mõttes, kui nad on seda kaarti vaadanud, et see Gröönimaa on ääretult suur. Loomulikult numbrites on ta väga suur, aga tegelikult võrreldes muude maailmajagudega siiski mitte nii suur. Mõned faktid ka majandusest, mis on alati huvitav, kui riiki lähed endale selgeks teha. Majandusega on küllaltki niru lugu Gröönimaal. Et majandus on ääretult väike. Kui me võrdleme siis SKP-d või nii-öelda riigi suurust selles, siis on see ka Eesti majandusest
15-20 korda väiksem. Mis aga veelgi kurvem, siis majandus on väga paljuski üheülbaline. Et tegelikult kohalikuks majandusharuks suurimaks on hoopiski avalikud teenused, mis on siis suures osas subsideeritud Taani kuningriigi poolt. Need kohalikud siis avalikud teenused moodustuvad kogu majandusest lausa 40%, millest omakorda taanlased maksavad sellest poole kinni. Mis järgi jääb turism, mida me kujutame ette, et võiks justkui olla suur, kuid siiski mitte. Turism moodustub vaid 5% kogu majandusest, ta on küll kõvast kasvutrendis, aga täna veel kindlasti see taanlasele leiva peale isegi võid ei too. Ja mis siis järgi jääb kalandus. Natuke ka jahipidamist, kuid siiski nii-öelda, nagu meil armastatakse Eestis öelda, reaalmajandusest tegelikult tegelevad ainult ühe asjaga, see ongi kalapüük. Ja sellest kalapüügist tervelt 90% siis eksporditakse nii väga uhketesse restoranidesse kui ka tavapäraselt. Unustasin nüüd edasi klõpsata, et ma panin ka siia siis oma jutu taustaks, et turismi näite, et turismis siis omakorda on need samad retked vaatamaks neid uhkeid jäävälju. See oli ka fantastiline, no tõesti selline tunne, meil ilmaga kohutavalt vedas, oli hästi ilus ilm, täitsa soe isegi võiks öelda. Ja no see ümber nende jäämägede sõitmine selle paadiga oli lihtsalt midagi nii võimast, et see jääb raudselt elu lõpuni meelde. Pärast tulevad mõned ilusad videod ka jäämägedest ja sellest räägin natukene ka hiljem. Turismi on seal veel, nagu ma ennegi mainisin, pildid näidatud Kulussuki hotell, kuid seal on ka väga uhkeid, väga disainiga arhitektuuri. Antud momendil on küll taustaks siis Ilulissati siis jäämuuseum või siis jääfjordi muuseum, mis on siis tõeline arhitektuurne pärl nii sees kui väljast. Aga on ka ilusaid hotelli ja restorane. Nagu ma ütlesin, on nad väga inspireerivalt ja stiilselt ehitatud ja seal on tugevalt tunda sellist skandinaavialikku mõjutust. Rääkimata sellest, et näiteks hotellis on need samad Taani firmade kraanid või sanitaartehnika ja uhkete Taani sisearhitektide kuulsad valgustid. Mis toimub igapäevaelus? Kui nendes suurtemates linnades siis igapäevaelulikult jalutada mööda neid teid, siis tegelikult toimub siuke väga tavaline elu. Inimesed lähevad kuskile kooli, tööle, lapsed mängivad hokit, jalgpalli, toksivad niisama, isegi takso sõitis. Et see tunne selles suurtemates linnades, kus elavad seal 2-3 tuhat inimest, on tegelikult mõnes mõttes nagu päris tavaline. Mitte tavaline Tallinna mõttes, aga võib-olla siis tavaline mõne Põhja-Norra või Põhja-Soome mõttes. Kahjuks see kujutelm on võib-olla natuke petlik, et tegelik probleem on see, et on see transport, elatakse hästi väikestes kogukondades ja Gröönimaa inimesed ise omavahelgi ei suhtle päris piisavalt. Ja see linnade vaheline teede võrgustiku mitte olemasolu on suureks probleemiks.
et ega igapäevane gröönlane ei lenda helikopteriga hommikul kooli või tööle. Et see on ikkagi suurtemate transportide jaoks. Suur probleem on kõrged kulud. Hinnad on väga kallid, Eestist märkimisväärselt kallimad. Ja toit. Et toit on siis peamiselt kõik imporditud, välja arvatud seesama merest saadud kala. Toit on suures osas aastaringselt kõik kas kuivatatud või fermenteeritud. Ehk siis nagu see kohalik inimene ütles, siis rohelist salatit näevad nad maksimaalselt 3-4 kuud aastas, kui sedagi. Ja see kallis elu on nende see põhiline tegelikult probleemi koht. Ka palgad on tegelikult väga kõrged, kuna sinna ikkagi ka meelitatakse inimesi jääma ja olema, siis riigisektor ehk siis see avalik sektor, mis on taanlaste poolt subsideeritud, on palgad ka üles viinud. Aga neil on väga tugev kogukond ja see kogukond on saanud paar slaidi tagasi nähtud ära puhul veel kõvasti küljed kõrvaltunnet juurde. Mul on üks küsimus haridussüsteemi kohta. Kas sa seda oskad ka öelda või? Otseselt väga paljudest rääkida ei oska. Haridussüsteem on selles mõttes, et lapsed käivad kenasti koolis ja sellest juttu nagu ei olnud. Andrus, kas sa oskad midagi täpsemalt öelda? Taani ei oska öelda, ei ole jah seda idee. Paljud lapsed, kui nendel on pass olemas, nad käivad tegelikult Taanis koolis, et ülikool loomulikult seal ei ole, aga nad saavad juhata selle põhiharidusega kätte, aga siis lähevad kas Taani kooli või siis näiteks muukis või võimalikult edasi natuke õppida, aga et palju käivad Taanis või siis õpivad seal juba kui saavad. Tegelikult mingi ülikoolid ka on, ma mäletan, et lugesin kunagi, aga seal õpetatakse mingisugust kohalikke asju niimoodi, et väga kitsa spetsialiteediga, et üldiselt minnakse ülikooli Jaapani või kuskil mujal. Kohalik haridus on siis asja niimoodi, et kohalikud põhihariduse koolid on olemas, igal pool asulates olemas ja aga edasi tuleb minna juba laiali. Minu lemmikosa toit, peale lennundust lemmikosa. Et toidust võib-olla ka paar sõna, et nad nagu päriselt söövadki väga palju hüljest, maale ja kala. Et see narvali söömine ei ole mingisugune turistimagnet või midagi erisust. Et isegi härra Tuus oli ta nimi, jah. Temal oli garaažis pool vaala, mida me tahtsime vaatama minna, aga meil ei õnnestunud. Et see ei ole midagi ebatavalist. Ja nad ka kütivad siis põtru. Mis on nagu jälle väljendab sellist skandinaavialikku huvitavat taset, on see, et seal on päris palju selliseid tipprestorane. Tipprestoran ei tähenda selles kontekstis sellist Gloria tüüpi Valgelinna restorani, vaid tänapäevast modernset Skandinaavia kööki. Ja me kahjuks ei saanud, see on mu teine pilt, mis pärineb internetiavarustest ülejäänud kõik enda omad, siis kahjuks meil ei õnnestunud käia küll restoran Koks, mis aastal 2024 pärjati lausa 2 tärni Michelini tiitliga. Ta tehti siuke paariks aastaks pop-upina, nii et ta on tänaseks kinni pandud. Aga see selline hea toidukultuur, modernne põhjamaine köök ja selline fine diningu traditsioon on Gröönimaal täiesti olemas. Ja avaldus ka meile ja see oli muljet avaldav. Proovisime ka meie ära siis selle kurikuulsa narvali, mida sai tegelikult praktiliselt igast pubist. No ma ei tea, mis te ütlete. Minu jaoks oli see ikka üks korralik sitke
halvasti küpsetatud veisetükk ja natukene imeliku maitsega. Et kindlasti ei olnud ta väärt söömist. Aga noh, kui sul just midagi paremat ei ole hambale panna, siis kindlasti ta kaloraaž ja see on väga-väga suur ja mehine. Jah. Korra piksan siit jälle vahel, et selle sama koksi kohta oli suhteliselt hiljuti väga huvitav dokumentaalfilm NTV-s. See peaks olema praegu veel veebis järelvaadatav Jupiteris ja võib-olla kellel on väga soodne pakett, siis võib-olla isegi tagasi krutitav, ma mõtlen seda kaabeltelevisiooniga niimoodi, et leitav sealt takka järgi. Tegelikult see restoran on pärineb Fäärisaartelt, et ta oli nagu sinna rajatud, aga siis nad seal vahepeal eksperimendi korras viisiti Gröönimaale ja sisuliselt in the middle of nowhere leiti püsti seal ja siis kirjeldas pikalt ja põhjalikult, missuguste probleemidega nad silmitsi teisid enne, kui selle käima tõmbasid. Ja lisaks näeb ka väga ilusat Fäärisaarte ja Gröönimaa loodusvaateid ja selliseid pilku siseellu sinna mõlemad on Taani impeeriumi osad teatavasti, et niisugused autonoomsed, et kes käinud ei ole, siis on huvitav niimoodi vaadata telepildi kaudu, nii et soovitan selle üles otsida kas netist või võimalik järele vaadata. Ja, täitsa õige lugu, olen isegi pannud. Ja nendel on väga suur surve, et nad avaksid taas selle Fäärisaarte ja vististi seda ka nüüd teevad. Jah, seda tasub vaadata, see on väga vaatamine. Ja võib-olla tagasi kokku võtnud, see toidukultuur on seal küll Eesti mõistes ka väga kihvt. Ja need toidud olid ääretult maitsvad ja ka hommiku söögid hotellides olid nagu tõeliselt rava. No muidugi eriti, kui sa oled kuskilt Kesk-Ameerikast või Kanadast tulnud, kus sa saad lihtsalt moosisaia ja sellist mitte midagi head. Aga nüüd võib-olla pikalt ei peatu, aga ütleme see toiduga seotud siis sotsiaalne pool on neil muidugi suur probleem, et neil on väga kõva alkoholism ja neile ikkagi, kuna see sotsiaalselt nagu täiskasvanustel ei ole seal väga palju midagi teha, sotsiaalsed väljakutseid ei ole, siis kõige lihtsam on ikkagi õhtuti peale tööd minna ennast täis juua, eesti keeles öeldes, et see on nende üks suuremaid ahiljuse kandasid. Aga selle pikalt ei peatu. Gröönimaa ja miks sinna minna ja miks seal siis olla on jää. See on tõsiselt vinge. Need värvikammad, see mastaapsus, kas rannikult mere poole vaadates või paadiga nende samade jäämägede all sõites on ikkagi nii lummav, mis jääb meelde kindlasti elu lõpuni. Siin on siis Andruse poolt tehtud mõned droonikaadrid, aga enne kui Andrus saab võib-olla natukene ka pikemalt eksprompt rääkida nendest kaadritest ja kui palju sa selleks vaeva nägid, ma räägin natuke mõnedest faktidest jää puhul. Et nagu ma mainisin, siis enamus siis Gröönimaast katab jää ja Gröönimaa jääd on nii palju, et see on lausa 10% kogu maailma jääst. Ja eks see natuke selline roheliste jutt ka võib olla, aga arvutuslikult, et see kõik sulab ja kui see ükskord kõik ära sulab, siis meie mere taseme tõus on 7 meetrit. Ehk siis seda on nagu ääretult palju. Mis nüüd inimesele võib-olla oluline ja huvitav oli, eriti kui seal kohapeal oled, siis seda jääd oli suures osas nagu 2 tüüpi. Üks oli selline klassikaline lumejäämägi, nagu meie oleme ette kujutanud ja teine oli selline täiesti selge, ütleme mingis kontekstis läbi nähtav jää. Ja mis siis vee all oldes muutus sellest samaks hästi kirkaks siniseks. Et selle põhiline siis põhjus on selles, et need vee peal olevad osad, kuigi mitte ainult sisaldavad siis õhumulle,
siis see jää, mis paistab läbi, on täiesti õhuta ja ta on seal tohutult palju aastaid seal vee all olnud. Jäämäed siis on nagu meeletult kõrged. Nende pikkus võib olla kilomeetreid, kuigi jäämäed enamasti siis 98% on vee all, mis teevad nad eriti ohtlikuks, kui nad triivivad ka avamerele. Klassikaline näide Titanicust. Ja miks nad siis vee all on, siis nad on lihtsalt see tihedus ja merevee tiheduse erinevusest. Ja võib-olla siis ka natuke nüüd mõned videod nägime ka erinevaid elukaid meres väga lähedalt, mis alguses oli väga hirmutav, kuid lõpuks neid nägi päris palju ja see oli väga lumbav. Ja tulevad võib-olla hiljem pildid, ma veel kord rõhutaks, et piltide peal ei ole seda nii hästi nähtav, aga tohutult äge oli päikese käes see väga-väga erk, sinikas roheline, see läbipaistev jää. Ja siin ka siis mõned droonikaadrid meie reisist. Andrus, võib-olla tahad siin vahel võtta jutulenda? Ja siin selles kaadris me näeme Disco Bay'd, mis on siis Ilulissati äärne ala, kust siis liustiku jää jõuab merre ja kust tõenäoliselt sai algusega siis jäämägi, mis ühel hetkel 1912. aastal tabas Titanicut. Mis on eripärane just suvisel ajal ja miks ka soovitaksin, et mingi Gröönimaale suvel on see, et seal kestab polaarpäev, nii et need kaadrid on filmitud öösel kella 2 paiku. Sinna drooniga lennata ei ole lihtne, sest tänapäevased droonid ju on ikkagi teadlikud oma asukohast ja 3 kilomeetri ulatuses või raadiuses siis lennujaamast nad ei tõuse üldse õhkugi. Nii et ühel ööl läksin siis vaikselt hotellist välja, kõndisin Ilulissati külast mere poole, enam siht oli ees, enam tee liikus kuidagi ja neid kaadreid läksin püüdma ja enda üllatuseks jõudes linnast välja või külast välja ühtäkki täiesti üksi olles natuke väike kumab kusagil, vaatasin, et olen ümbritsetud koertest. Ja selles mõttes nagu, vaata kui tuled Eestist, siis külakoer ikkagi nagu kaitseb oma territooriumit ja võib-olla aktiivne, võib-olla kuri, see täpselt ei tea. Ja olin tee peal täiesti üksi ja neid koeri oli mõlemal pool põllu peal sadu. Neil olid kuudid, nooremad koerad olid lahtised, suuremad olid mõned ketis, mõned mitte. Ja need olid kõik gröönlaste koerad, nii et kui Ilulissatis oli elanikke seal mõni tuhat, siis koerte arv, mis külaga käib kaasas, on kordades suurem. Ja koertel on oma elukohad siis küla ees, põldude peal ja inimesed käivad nende eest hoolitsemas. Ja tundub, et koerad saavad ka ilma inimesteta mõnda aega seal hakkama. Ja minu üllatuseks neil puudus minu vastu igasugune huvi. Vaatasid otsa nagu ainult, vaatasid edasi seal ja olid väga-väga rahulikud. Siin on näha nüüd Disco Bay algus ehk siis Ilulissati juurest merre voolava jääkogus. Kui proovisime aru saada sellest, kuidas jää sulab ja kas inimtekkeline kliimamuutus avaldab Gröönimaale suurt mõju, siis gröönlased olid selles suhtes, et suhteliselt ükskõiksed või neil ei olnud selles väga suuri tundeid. Nad küll nentisid, et küla lähedal jäämäed on tänaseks madalamad, kui nad olid 30, 40 või 50 aastat tagasi. Aga nende jaoks, ütleme, looduslik muutus, mis toimub jää voolamisega merre, on kogu aeg sarnane. Kuigi faktiliselt on 30-40 meetrit päevas vähenemine Icecappil. See on Icecapi tipul siis. Ja mis siis jäämägedega toimub seal samas Ilulissati küla lähedal on see, et osa neist tuleb siis liustikust alla ja jääb sinna lahte tegelikult kinni, sest nad jäävad põhja peale kinni ja püsivad võib-olla ühes kohas isegi aastaid. Huvitav oli veel see, et kui paadiga nende jäämägede all sõita, siis nad pidevalt murdusid ja
mitte üldse väga suure tüki murdumine tekitas mitmemeetrise laine. Nii et me kiirustasime kiiresti selle paadiliselt eemale, et mitte ümber minna põhimõtteliselt. Jah. Jah, palun. Kuidas seal tuuled olid, kas ja ilmastiku muutused? Kas oli see pigem vaikne, tuuline? Juuli lõpp oli vaikne, et selles mõttes nagu ilm võib seal olla väga-väga karm, nähtavus võib olla täiesti puudulik või päevade kaupa on lihtsalt ilm udus. Siis juuli lõpus, kui me seal käisime, oli ilm selge, oli soe, oli tuule vaikne. Leendamise mõttes ka, sinna USA poole lennates tüüpiliselt tuuled on USA poole lennates vastu, aga meil midagi seal võib-olla oli, aga mitte midagi märkimisväärselt, ma lihtsalt sattus nüüd. Ma näen, fantastiline ilm. Ja siin ongi meie pildiseeria lõppenud. Jah. Nii et suured tänud tähelepanu eest ja meie reisi kaaselamast ja meie siis kogetud kogemusi kuulamast. Aitäh teile! Paluks nüüd korraks kõiki 4 esinejat siia ette. Ei ole ainult ühispilt. Ja siis ma paluks ka Eesti Polaarklubi presidenti siia. Sest et Eesti Polaarklubil on väga suur au, et selline lennuklubi tuli meile külla, jagas oma muljeid. Ja meil on ka väiksed meenud teile. Ma siis suuri kätte. Jah. Aitäh. Aitäh. Siin on Urmas Päigus oli ka. Mul jäi üks küsimus. Kuulasin mitte kord rääkisite sellest, et oma radari peal või sidet ei olnud või, aga siis võtsite ühendust üleval pool lendava suurte kommertslennukitega. Ja eks seal mingil hetkel... Kuidas te neid nägite? Me ei näidki, me kuuleme neid raadiosides. Raadioside järgi. Ja seal on ka ühissagedus olemas 12345. Mis on ühissagedus, mida kõik kuulevad. Mitmeid kordi oli tegelikult nii, et meie neid kuulsime, nemad meid ikkagi kuuleme. Et lõpuks mingil hetkel olimegi nagu ikkagi sideaugus. Et kaitseme nii-öelda pimedalt ette, aga tegelikult me ei teadnud, kes meid kuuleb. Nii et kui suure lennukiga kuskil 90 kilomeetri kõrgusel lennata, et siis võib eeldada, et piloodid on kusagil suhtluses, siis kusagil mõni kilomeeter allpool lendavad. Seal võib juhtuda, ütleme, seal ei ole mingit reeglit, et kes sulle vastab sellele ühissagedusel, aga need vastavad, kes viitsivad. Suurte lennukite lendel on ka natuke teised täielikumad kommunikatsioonivahendid. Nad saavad kasutada ka peale selle tavaraadide arvutipõhist tekstisüsteemi. Ma tahaks omalt poolt öelda suur tänu, väga hästi ettevalmistatud ja korraliku ja väga huvitava loengu eest, aga ma esitaks 2 küsimust ka. Kas Tuule, see ameeriklaste baas, ta on vist nüüd mingi kohalik nimi, kas see oli nende varulennujaamade kaardi peal ka olemas või see on nagu eraldi? Tuule, meil oli... Tuule oli, ta vanasti oli Tuule. See on Gröönimaal või... Ei, see on Gröönimaal, Gröönimaal, Pitu Fikk on see kohalik nimetus. Meil olid varulennuväljad, olid Narsar-Suvak, Nukk ja Kangersvak. Ja teine küsimus on ka, et ma mõtlesin, et Trumpi siia nagu sisse tuua, et ei ole mõtet tuju rikkuda, aga kuna te ise ikkagi sisse tõite, et kuidas siis nagu tundub, et kas see Gröönimaa, näiteid on väga palju, kas nii-öelda emotsionaalselt, see vastus on enam-vähem teada,
või siis geograafiliselt või lennujaamade ja maabumisvõimaluste mõttes kuulub ta nagu rohkem, mõtleme Trumpi kõrvale, rohkem nagu Ameerika poole või siis Euroopa poole, kuidas tundus? Kogu nii-öelda süsteemi mõttes on ta ikkagi Euroopa, et Ameerikas on sedasama küsimust sai küsitud ka lennujuhtidelt, kui ma ei eksi, siis vist Ilulissati tornis. Ja just seesama kontekst, et kuidas siis on, et Donald Trump tahab teid ära võtta või osta või nagu üle võtta ja siis nad ütlesid, et see on täiesti arusaamatu, et miks see üldse on vajalik, sest Gröönimaa on Ameerika Ühendriikidele olnud avatud. Teisest maailmasõjast edasi on neil olnud õigus sinna minna, kui palju nad tahavad. Nad on võinud teha gröönlaste teadmisel ja ka heakskiidul maavarade uuringuid. Nad teevad ka jääkilbi peal uuringuid, uurimisjaamasid, nad puurivad sealt ju jäässe auku, et leida siis kas varasemaid tsivilisatsioone või elumärke, mis võivad olla jääeelsed. Keegi ei ole ühtegi piirangut pannud. Gröönlased ütlevad, tulgu, tehku, meil ei ole nagu mitte mingit muret. Aga miks nad peaks meid ära ostma? Me ei ole müügiks. See oli üks nii-öelda nagu huvitav lugu. Ja teine asi, mida ka otsisime, millest Donald Trump rääkis, et Ameerika peab ju Gröönimaa üle võtma ja ostma, sest on tohutu oht. Tohutu võtmatu oht, sest Gröönimaa on ümber piiratud Hiina ja Venemaa laevadest. No ei olnud see ühtegi laeva nagu. Need kõik olid nähtud. Ja üks kummastav asjaolu võib-olla samas teemas on siis ka see, et Ameerika Ühendriigid on Gröönimaa vastu huvi tundnud ju ikkagi sellel momendil, kui gröönlased ise läbi oma parlamendi ja läbi oma rahvaesinduse on öelnud, me soovime olla iseseisvad. Me ei soovi olla Taani vasalliriik. Nüüd vaadeldes seda, kuidas Gröönimaa toimib ja kui palju ja milliseid osi Taanimaa neile pakub või siis doteerib, olgu selleks siis üldse kaubandus, toiduained, kaubandusvõrk linnades, need samad, ütleme, helikopteri sõidud, me nägime ju lennujaamades, kuidas helikopterist hüppasid inuiidid välja, nad soovisid, et neid nimetatakse gröönlasteks, hüppasid välja, kopsud kaenlas, läksid kusagile mujale. Nende eluviis oli ikkagi pigemini lihtne ja oli arusaadav, et nad seda oma päi edasi ei peaks ja ei teeks, et selles mõttes nende soov Taanist võib-olla vabaneda, ma arvan, on pigem retooriline teadaanne kõigile teistele, aga miskipärast arvan, et nendest mugavustest nad ei oleks valmis siiski loobuma, mida Taani neile tsivilisatsiooniga pakkumas. Ma arvan, et aitäh veel kord ja kui on küsimusi, võib siis nagu otse, aga lõpetaks nüüd ära.